Vot niimoodi. Tervitus kõigile. Puhkus läbi ja nüüd saab jälle videot teha ja jumalast äge. Et sain koorma maha. Selle palavaga on ikka päris jube. Aga nagu igal asjal on head küljed ja halvad küljed, siis oli hea. Mõlemad küljed tuli lahti võtta. Sai ilusti põrandaga puhtaks pühkida. Õigemini tuul pühkis puhtaks. Ja oli päris äge. Nüüd ma olen välja siit natuke teist teed pidi tulin, siis oli ikka päris kole tuleks. Kitsas tee ja ei saanudki aru, kuidas navi veab, ei tahtnud ringi ka tulla. Ja... Aga no läks õnneks, ütleme niimoodi. Et... Ja vaat... Vaadake nüüd üks väike klipp siia vahel ära. No niimoodi, sõbrakesed. Võt seekord selline koorem. Ja selle laadis mulle õpilase poiss. Ja teile nüüd suur küsimus. Mis on pildil valesti? Eks? Nii et mõelge nüüd. Ja kirjutage kommentaarisse, mis teie arvate. Mina isiklikult ütleks niimoodi, et siin selle koha peal oleks pidanud olema kas või mingi posti panema vahele või siis tõmbama rihmadega diagonaali ette, et pidurdamise ajal ei tekiks mingit jama. Ma muidugi sõidan väga okeilt, aga siin on pidurdamise ajaks on see asi natuke jama, ütleme nii. Vaat niimoodi. Seda käis junge mul peale koormat laadimas. Ütleme, ei, kõik on jumalast muidu okei, aga mina ju sõidan jumala hästi, ma äkkpidurduse ei tee, aga äkkpidurduse suhtes oli natukene kehvasti see asi. Absoluutselt mitte mingit tuge ei olnud seal nendel alustel, mis alustel, nendel vineeripakkidel niimoodi, et nii ei ole päris okei, oleks pidanud diagonaaligi eest rihmad läbi vedama, et midagigi, kui on ikka äkkpidurdus, need sealt tagant panevad lendu kohe niimoodi, et oi. Võt kurat, nüüd ma ei saa aru, kuhu ma minema pean, kurat, siia pean minema. Tulin sealt paremalt poolt, aga seal on tee kinni ja sealt, kus ma tulin, see on nii pisikene tee. Kohalt oli munakivi ka, 15 tonni, aga 15 tonni oli just nagu keelumärk. Aga oli transiidile nagu, aga mina tulin siia maha andma, siis mul tegelikult ütleme niimoodi väga hullu ei olnud. Ja ma ei tea, palju teist suvel puhkamas käinud on. Mina käisin Rally Estonial ja siis käisin Toila spaas ja oli väga selline aktiivne puhkus või kuidas seda öeldagi. Nii et oli tegelikult päris änksa ja puhkus oli jube aktiivne, aga ma pean tunnistama, et ma nagu tundsin, et ma olin peale puhkust nagu puhanud ka tegelikkuses. Et ju oli seda vingelt vaja, et kui sõita tulin, siis sain tulla, siis oli kohe siuke isu, et tahaks sõita nagu. Aga mis selle puhkusega ette tuli? Ette tuli see teema, et kuri vaim küll. Kõik teed läksid pikemaks. Algul sõitsid jube mõnus, aga siis muudkui sõidad ja kõik venib ja kuskile kohale ei jõua ja kõik tundus lõputult pikk. Kui muidu käis kõik niimoodi, et niks-naks, siis oli nagu okei, aga nüüd tuli niimoodi hakkas venima. Et selles mõttes oli päris kole lugu. Et eks ma siin nüüd katsun väikestest klippidest teile toredalt teha. Seekord ma tahaksin natukene siin poliitteemadel või ütleme siukstel teemadel ka vähekene rääkida, plõksida, siin on üks mõtteid tulnud ja praegu ma ei saa kohe vidama, eks ma kuskil pärast poole ilmselt teen, et siin video ka teen niimoodi, et kui jäävad nagu mõttekohad sisse või siuke pikem paus, siis ma lõikan vahelt välja, sest neid videos ei saa väga pikaks ajada. Elu on näidanud, et väga pikalt ei viitsita vaadata, aga no ma katsun seda joont hoida, et need sõiduvideod oleks vähemalt 45 minutit kuni tund. Et üle tunni kohe kindlasti mitte. Aga eks kõik oleneb olukordadest ja
ja sihukestest teemadest. Täna mul on siis niimoodi, et puhkuste aeg oli täis laks koorem ja nüüd ma lähen siis seal, kus ma tavaliselt teisena käin, lähen sinna ma tavaliselt viin ka, nüüd lähen võtan sealt peale mingi väikse osa, siis lähen võtan mingi 13 tonni metalli veel ja siis Varssavi terminal. Nii et ütleme suht lõdva. Natuke nii palju on peavalu nüüd, et peab vaatama, kuidas selle kaalu jaotusega saab. Aga ma arvan, et ei ole hullu. Et ruumi on kõvasti ja küll kannatab jagada seda kohta. Aga jah, ja naine mul kirjutas, kodus on täna siuke kehva ilm, eile oli ilus, täna on teisipäev, aga siin on jälle 33, eile oli ka 33, kurat öösel magada ei saa, läksin magama, palav, siis panin selle lae konditsioneeri tööle, siis läks nagu heaks, siis oli kuidagi, ma ei tea, mitte palav, aga kuidagi, ma ei tea, jumal jama oli, et ei tulnud und ja pärast kui uni tuli, siis ei tahtnud üles tõusta jälle ja igatepidi selles mõttes jama ja mõtlen, et vaatame, mingi inimene on, ikka viriseb on ja. Küll on häda, kui on külm ja siis on häda, kui on palav ja aga ütleme siukse kuuma päevaga siis sõita on nagu okei. Et jama on see, kui niimoodi laadid, eriti kui siuke täislaksuga koorem on, et kisu mõlemad küljed lahti ja pane kinni ja võt see on natuke jama. See, kui kuskil rampa ees laadida, siis ei ole hullu midagi, aga metalli ma muidugi täna laadida saan, siis on ka jälle külg lahti, aga siis on esiteks õhtupoole ja teiseks on hallis sees, nii et vast nii hull ei ole. Vähemalt varjus on, ei ole päikse käes. Siin praegu oli kehva, oli päikse käes ja oli see teema jama. No nii, aga pange kommentaaridesse, kes suvel puhata on saanud, kui pikalt puhkate. Minul oli niimoodi, et nagu ma sõidust tulin, neljapäeval jõudsin, siis panin kohe Rally Estoniale, puhkus hakkas just nagu pühapäevast laupäevani, et nädal aega võtsin. Et kui pikalt teie puhkust võtate? Et puhkusega kannatab alati mängida, et võtad nädal või 2 nädala kaupa või kuidas. Ma võtan tavaliselt nädala kaupa, sellepärast, et praegu oli väga pikalt, ma ei olnud puhkusel, nüüd olin puhkusel, siis ilmselt teist korda võtan nädala, võtan välja siis, kui Saaremaa ralli on ja 2 nädalat jätan igaks juhuks aasta lõppu, kui see jõulude aeg ja mine tea, kuna kõik seal jälle puhkavad ja on siuke nõme teema nende puhkustega ja siis kuidas nende sõitudega on, et sedasi. Aga ütleme, et jama on. Et ise oled puhkusel ja värki, kurat, puhkuse ajal kulub ikka raha nii palju, tead, siis tõmbab ikka hinge tõmbab kohe, ütleks niimoodi, et kinni tõmbab. Et on ikka jama see värk. Ja samas siin, kui kohe siukse poliitika teema peale lähme, siis on kurivaim, nüüd ma ei saa aru, kuhu ma minema pean. Kurivaim küll. Ilmselt on õieti. Ja et kuidas on, et vaadake, meil siin keegi jäbene ka enam, siin alati jutt on nendest poliitikutest ja värkidest, et Riigikogu nemad ei puhta ja suvel värkid, siis nemad kohtuvad valijatega, on ju. Aga nüüd nad enam isegi jäbene mitte. Nüüd nad ongi puhkusel ja huvitav on see, et siis nad võivad kurat seda Riigikogul see krediitkaarti kasutada ja tankida ja värki ja kõik. See on ju täielik hüve. See on täielik hüve, ma lülin ära seda. Ja ma kuulasin mingit toredat, kuskil ka mingit podcasti kuulasin ja seal öeldi jumalast hästi. See ei puuduta mitte ainult Eestit, see on üleüldse kõikides riikides, olgu need siin kurat, kellel parlament, kellel mis asi, kuidas seda nimetatakse. Aga jääb siuke mulje, et nad elavad nagu selles ajas, et nagu nad käiksid koolis. Neil on kogu aeg vaheaeg. Suvevaheaeg, talvevaheaeg, kogu aeg on mingid vaheajad on ju.
tavainimene, kurat, peab tööd rügama niimoodi, et vähe ei ole, need muudkui puhkavad, tulevad kohale, teevad nõmedaid seadusi, kõik seadused on ainult siuksed, mis nöörivad, mitte ühtegi seadust pole siukest, mis kuidagi inimestele, ma ei tea, teeksid elu kergemaks või lihtsamaks, ainult keeratakse vinti peale. Et on täitsa üle mõistuse, ei tea, kurat see aeg tuleb, kui rahval viskab niimoodi kopa ette, et on ette visanud. Ja nüüd nagu tuleb, et selle lugesin just, et vaata, et siin EU mingid seadused muutuvad ja siis seal maikuuks, et mobiili ID tuleb SIM-kaarti vahetada, et vastaks seal mingi EU, ma ei tea, mis asjadele. Aga huvitav küll, et sellest EU seadusest nagu ei rääkinud. Ma olen kuskil kuulnud, midagi räägiti, aga seal on järjekordselt see mingi siuke vinge jälgimise asi ja mingi ongi see, mida nad tahavad teha seal, sinu sotsiaalsus, mingisugune boonuseid ja värke ja sinu, ühesõnaga, põhimõtteliselt kiibistamine läbi telefoni ja sinu, ütleme, sinu võimalused mingeid teenuseid saada ja värki, eks ju. Vot see, millest on räägitud, kes võib lennukiga lennata, kes ei või ja kõik siuksed asjad, nii et ma ütlen, ajab niimoodi marru, tahaks kohe röökida tahaks kohe. Aga jah, nüüd tuleb see kiirde jama siin, et lasta olla, eks ma pärastpoole teen veel, siis on sedasi erineva emotsiooniga, erinevad situatsioonid, erinev tee. Äkki midagi juhtub, et ei tee korraga ühe jutiga valmis, et teen niimoodi lõiguti neid videosid. Et siis on, ma arvan, ängsim. Et ei ole ammu teinud, ma ei tea, kas te igatsesite ka mind või? Et aga okei, las ta praegu olla, nii et vaatame, mis edasi saab. No vot, sõbrad, nüüd ma siit jätkan niimoodi, et nüüd on natukene päike ära vajunud ja temperatuur on nagu okeiks läinud, saan oma nägu ka näidata, et 38 oli täna Poolas. Ütleme niimoodi, et ega ta ei ole hullu senikaua, kui sõita saada, siis kui pead midagi laadima, tegema või liiga vara seisma jääma, siis on jama küll. Ja samal ajal, kui sa nagu vara seisma ja siis on ka jälle jama. Sellepärast siis ei ole parklates kohtasi. Mul oli siin siuke plaan, et tulen siit parklast läbi, vaatan, on vaba kohta, ei ole vaba kohta, kui vaba kohta ei ole, lähen edasi, siis oleks ühe väikese võsa kõrval saanud seista firmale muidugi hästi lähedal, hea varjus, aga ma eeldan, et seal ilmselt oleks olnud, ütleme niimoodi, et päris probleemne olnud, sest sinna ilmselt, kes peavad lähedal laadima, oleks juba varem ka läinud ja olekski nagu pekkis olnud. Nii et noh, siin muidugi on sõna otses mõttes, võtad sauna, et mootor ka kuum on seisma, jätsin, tõmbasin kardinaid kohe ette, et jahe on, lükkasin, pärast läks juba soojaks, lükkasin kardinad akende eest ära, aknad lahti, uks lahti, et oleks nagu enam-vähem okei, näete, minu auto on seal ninaga natuke pikemalt väljas, et see, mis seal kõrval auto, et see ka käib, ta ei maga, aga no ma võib-olla vastu ööd võib-olla panen käima, kui ma tuttu lähen, ma vasti lähengi tuttu. Aga mõtlesin, et kannatab videot teha küll. Kes mu videosi vaatanud on, siis täpselt selle sama koha pealt ma olen teinud, ma ei mäleta nüüd ainult täpselt, kas oli selle aasta 1. aprilli video või oli eelmise aasta 1. aprilli video. See oli siuke natuke kiiksuga video, aga siuke oli täitsa olemas. Aga ühesõnaga, kuidas mis sõitsin on ja see, kui ma seal hommikul maa andsin Wroclawi juures, Wroclawist natuke Saksa poole minna. Ütleme, jama on see, et kilomeetrite poolest on hea, et jõuan ilusti, niimoodi ma oma kõik plaani tegin, aga liiklus just nagu tihe ei olnud, aga teeremont ja kõik need värgid tekkisid sinna vahele, ummikud, aeg läks niimoodi ära, et põhimõtteliselt selleks, et kohale jõuda, firma praegu ka puhkuse aeg, seal mingi valveinimesed tööl ja et kella 4-ni ainult töötavad ja kurivaim küll, mul saab aeg otsa, no ei tule 4,5 tunniga välja.
Need mingi 15 või 17 minutit lasin peale, sain rampa ette, lasin kohe välja, prindi välja. Et asi jama, kusjuures väravasse jõudsin, siis väravas kohe väravamees hakkas rääkima, et ei saa ja värk ja puha ja igavene jama. Aga õnneks seal värava juures oli see laotüdruk, ma saan temaga jumala hästi läbi. Et ta oli ka seal plaanis just ära hakata minema ja siis ütles mulle kohe, et oot, et kurat, et meil tööpäev nii, ma ütlesin, ma tean, ega midagi teha ei ole, et ära ütlete mulle peale ei pane, et mul ei ole midagi maha võtta, seekord on ainult peale võtta ja teil ei ole palju. Et no, et ma sõitsin praegu ekstra, sõitsin üle ka, ma ei hakanud pausi ka tegema, et tulen äkki jõuan nipa-napa, aga no liiklus on nagu on. Ja kuna ma olen seal ise ka seisnud, ootan mingid värgid, siis ma olen seletanud, vaadake, see ongi see asi, kui ühes kohas läheb rohkem aega, siis järgmisse kohta ei jõua, on jama ja värk ja tuli ütles, et helistas tõstuki mehele, ega see ei ole veel läinud riideid vahetama. Et kas tuleb, paneb peale või ei pane. Õnneks tõstuki mees oli ka okei vend. No ma olen aastaid käinud siia ja siis tulid mul ilusti vastu, et just nimelt selle pärast, et mina olen nende üles käinud. Ilus tore. Ja siis saingi rampasse, kohe ise läksin pabereid tegema, tõstuki mehele seletasin ära, kuidas peale panna. Tema pani plõks peale. Mina läksin nii ka pabereid tegema, tõstuki mees tuli ka pärast sinna, kus pabereid teeme, siis rääkisime seal juttu veel, siis mul pausi vaja teha. Rääkisime juttu ja siis tuli päris huvitav asi välja. Et see tüdruk, kes on tema Agneska on ta nimi, aga temaga on siuke teema, et ta räägib juba hästi inglise keelt ja värki, aga nüüd tuli välja niimoodi, et ta on Mehhikos elanud pool aastat ja tal mees on üldse ameeriklane, vist Vegasest või kuskilt sealt ja siis ta rääkis, ma küsisin kohe, kuidas tuttavaks saad, seda ma siin rääkima ei hakka kõik, tal on seal mingid story'd, et kuidas on ja puha ja tal on 3 last, seda ma tean ju varem, aga siis esimene tütar, tema sündiski Mehhikos ja Mehhikoga on siuke teema, et kui seal vaata, kui me vaatame Mehhiko filme, siis on seal ükskõik kelle nimest räägitakse, nimed jube pikad, kuidas teema on. Aga nüüd ma sain teada, millest teema on. Neil oli ka jube probleem. Nad olid juba omavahel abielus ja tütar sündis seal ja nende seal Mehhikos pidi mingi siuke reegel olema, et lapsele nimi pannakse, siis nimi on niimoodi, et seal peab nagu emapoolne neiupõlve nimi olema, et ja isapoolne see nimi, et vaata, naised võtavad mehe nime ja kuidas see värk on, et mingi siuke teema. Nii et siis ta ütleski, et kuule, tal sai lapsele siuke nimi, luges ette ka mul meelde jääd. Ma ütlesin, kuule, et ära põe selle pärast, et mine tea, et siin Poolas tundub see asi naljakas, aga sa iial ei tea, mille jaoks see kasulik võib olla. Nii et selle pärast neil seal pikad nimed ongi, et ütleme niimoodi, et tütar sünnib, et siis ei ole niimoodi, et emasid ära unustatakse. Ema neiupõlve nimi peab nimest sees olema. Võt niimoodi on lugu. Ja seal oligi see suur probleem on. Aga siis me veel rääkisime seal igast juttu, keeltest tuli juttu ja värki ja mis oli veel üks siuke asi, et ma ei tea, kas ma oma videodes olen seda ütlenud või mitte. Aga tegelikkuses siinkohal ma tahaks nüüd kõigile autojuhtidele selle südame peale panna. Et vaadake niimoodi, kui te ise just korra armastaja ei ole ja teil on savi, kuidas te välja näete ja niimoodi. Nii nagu mind Taanis õpetati, miks Taanis on autojuhtidele palgad kõrged, seal on süsteem selles, et iga firma saab aru, et autojuht on firma visiitkaart. Nii selle firma visiitkaart, kes on, ütleme, nagu autoomanik, kui ka see, kelle tööd tehakse, see on visiitkaart. Ja seal nad rääkisid, et neil seal käib ka mingi auto, ma ei mäleta, et ma ei hakkagi küsima ka, et mis riigi oma, aga mingi tont pidi sinna ka kogu käima, et see pidi niimoodi haisema, kui kontorisse läheb, et peale seda nad saavad õhuvärskendit ja kirjeldas niimoodi umbes, et mees tuleb, et sedasi, et ta haiseb niimoodi, et siuke tunne nagu laibahais oleks järgi tead. Must, räpane ja värki-särki ja siis me sellest pikalt rääkisime niimoodi, et teile ka, kuule autojuhid kõik, kui teil on täiesti sügav savi, mismoodi te välja näete,
siis vähemalt need autojuhid, kes Eestist välja käivad ja kui te peate käima paljudes firmades, siis hoolitsege selle eest, et teie välimus oleks okei, riided oleks okei, puhtad, midagi ei ole niimoodi, et must, haisevad higi järgi, mingi muu räpakuse järgi. Me oleme siin näinud videotes küll, kui on siin mõned mehed igast jamasid kokku keeranud ja millised need autod välja seest näevad ja värk, et noh, see on, ütleme, rõve, aga kõige rõvedam selle asja juures. Okei, see mees, kellel on oma isiklik auto ja sõidab nii ja ta esindabki iseennast. Okei, kui nii meeldib, andku minna. Aga vähe usutavad keegi, kes on ise auto omanik, et ta niimoodi kuskil pool käiks, sest tõenäoliselt varsti enam tööd ei saaks mitte kuskil pool. Aga need, kes sõidavad, ütleme siiski tööandja autoga, teevad kellegi all töövõttu, siis jätke endale meelde. Te olete firma visiitkaart. Ja see tähendab seda, et tuleb okei välja näha. Siinkohal ma endale kohe ilusti hakkan särama. Seal mulle öeldi kohe, et näed, sina oled alati tore, tuled kõik ilusti värki, et sina oled jumala okei. Ja et puhtad riided seljas ja ise ma alati ei arva, et mul puhtad on. Mul on terve suur kotides riided seljas, täna ma olen juba korra riided vahetanud. Aga point ongi see, et vahet ei ole, kuidas sa seal kodus elad. Oma ette, omas ruumis ela, kuidas tahad. Aga autojuht ei ole mitte ainult autojuht. Autojuht on esindusnägu, firma visiitkaart. Jätke see endale meelde. Eriti noored juhid, kes te hakkate sõitma. Jätke meelde endal see raiuge pealuu sisse. See on täpselt sama oluline. Noored juhid, tahate, et teil oleks kõige ägedam auto, näeks jube äge välja. Täpi pealt sama äge, te peate ise ka välja nägema. Keegi ütleb, et te peate olema niuke ilus kõik, kogu aeg juuksuris käidud, aga te peate olema nägu puhas, käed puhtad, riided ei haise ja ise ka ei haise. Niimoodi, et vaat see on see, mis ma südame peaks tahan. Aga nüüd ma olen siin, ütleme niimoodi, mul on tegelikult päris hea meel, et ma ainult seda sõiduaknast videot ei jään ise ka peale. Saan näidata teile, milline ma olen. Muuseas, kui mul puhkus oli, käisin Rally Estonial, siis Eestis on siuke ka üks vinge rekkamees, Tambet Varrul, ta on ka aeg-ajalt Facebooki postitanud igast juhtumisi ja värke, mis tal on siin politseiga ja värke ja käisin, sain temaga kokku, tegelikult oli plaanis video ka teha, aga õhtune aeg oli nii palju, mul oli vaja järgmisele katsele minna niimoodi, et põhimõtteliselt saime ainult näost näkku niimoodi nagu tuttavaks, rääkisime natuke juttu ja leppisime kokku, et mingi hetk ma lähen tema juurde ja siis teeme kindlasti koos video, nii et Tambet on siukse toreda jutuga, suht kriitiline inimene kõikide asjade suhtes niimoodi, et ta saab väga vinge olema, ma arvan. Et nüüd on küsimus ainult see, ütleme niimoodi, et mul on siin muud asjad praegu vinged plaanis ja peale puhkust tuleb järje peale saada, ise teate, kuidas puhkusega on, et sisse ei tule, aga välja läheb vingelt on ju. Noh, sisse tuleb ka mingil määral, aga puhkuse ajal on siuke traditsioon, et paratamatult kulutad rohkem kui sisse tuleb, nii et ma ütlen, mulle endal on praegu nii pekkis, nii palju sai kulutatud, aga arvan, et terve see puhkus oli selles mõttes seda väärt ka. Ja võt, nii lihtne see ongi. Ja nüüd kõik mõtled, näe, õlu on siin peal, et mis see õlu seal seisab, et pärast lähed ja hakkad jooma, et sa siin ei näita. Võt näita, võt joon ja niimoodi, võtangi lahti. 38 on olnud, praegu on umbes 30 järgi veel temperatuuri ja miks ühte külma õlut mitte võtta. Sest ega ma pean ka magama minema, aga ma ei taha enne minna, sest eile õhtul ka magama minekuga siuke teema, et panin selle laekondi käima, mis teile ütlesin juba. Panin käima, puhub, siis see lamp seal paistab, mis näitab, mis see programmi pealt käib ja kuidagi ma ei tea, see vuhin ei ole see. Ja kogu aeg sedasi nagu poole ärkvel, et ei maganud hästi, et noh,
täna on mul plaanis, et ma lähen ja üritan väga hästi välja magada, sest niimoodi, vaat üks nõme asi on see, kui kodus tuled, oled kodus ennast hästi välja puhkanud, siis lähed ja sõidad ja paned ja jumala asja nii hästi välja puhkanud, lihtsalt sõiduaeg saab otsa, ise magama minna ei tahakski, siis lähed sunnid ennast magama, siis tekib unekriis, sest sa ei taha nagu magama minna. Ja pärast järgmisel päeval, siis on pala, ei saa, ootad seda aega, et saaks magama, siis kui saad magama, siis vähkled ja vaat siis tuleb nagu 2 öö une miinus tuleb nagu sisse. Ja vaat see on kehva. Vaat siis pärast hakkad niimoodi tundma, et oled nagu väsinud, magada ei saa, siis tekib üleväsimus, sellest tekib jälle see asi, et magada ei saa. Ja vaat siin on see naljakas moment nüüd on ju, et just nagu, ütleme, sul tahograafi järgi kõik on korras ja ilusad pausid vahel ja värgid. Ja see, et sa magada ei saanud, seda ei huvita keegi. Paberi peal on kõik korrektne, nii kui meil riigis ka, kõik on paberi peal korrektne. Vaat lubasingi poliitikast rääkida siin värki, aga ma arvan, et jätan selle poliitika järgmiseks korraks või mine tea, äkki homme või ülehomme veel teen videot juurde ja siis äkki kirun, sest tegelikult kirumise asju nii palju, mind ajab, ma ütlen, et üha rohkem ajab kettasse ja ma ei tea, kas ma sellest rääkinud olen, kuidas teil on, aga ma olen selles mõttes nagu poliitika huviline olen, loed asju ja kuulad asju ja värke ja no suuremalt jaolt kuulan igast võimalikku, küll raadiosaateid, podcast'e ja värke ja kõige nõmedam selle asja juures on see, et vaat seda, muidu seda poliitilist juttu nimetaksegi, et nagu propaganda ja värk. Ise võtad niimoodi, et no propaganda on see, kui kuskil midagi konkreetselt ühte kohta, aga üldjuhul tegelikult ma saan aru praegu, et propaganda on isegi siis, kui lihtsalt räägitakse asjadest, et mida näiteks valitsus valesti teeb või mida siin Euroopa Liit valesti teeb ja värke. Kui sa seda kõike, seda informatsiooni vastu võtad, mingi informatsiooni saad, siis sa ei saa seda kohe puhta kullane võtta, siis sa pead hakkama tegelema sellega, et otsima mingit alternatiivset muud asja, mis räägiks umbes samast asjast, et niisugune vaatenurk sealt on. Ja kui ma näiteks terve päev otsa olen sõitnud YouTube'st, neid igast asju vaatan, kuulen, siis lõpuks on niimoodi, et õhtuks tunned, et vaimselt oled nii läbi, igasugune mott on ära, täielik ahastus tuleb peale. Ja võt see on õudne, sest siin oligi, et Postimees ka mulle alles nüüd hiljuti helistas seal Postimehe keegi müügiinimene hakkas mulle pakkuma, kuidas ma ikka Postimeest telliks ja soodusvärk ja särk ja ma ütlesin, näete, teate, tore, ilus, 1 euro eest annate mulle see lugemisega. Point on lihtsalt see, et ma pean pärast peale passima, kuna see soodusaeg läbi saab, et ma ära lõpetan. Muidu käib niks-naks kohe ära, tee ju mind ei teavita, et sul saab soodusasja läbi. Soodusasjas on 2 kuud ja kui ma siis harjun ära, loen ja unustan ära, pärast näen telefoni arve peal, plõks on olemas. Ja siis ta hakkas mulle rääkima, et jaa, vaadake, et siin on, et praegu te saate ainult pealkirju lugeda ja ilus tore ja värk, aga siis saad lugeda, siis ma ütlesin, vaadake, kui head te tõite pealkirja näite, et ma saan pealkirju lugeda. Ma ütlesin, mulle piisab, kui ma pealkirja loen, sest kui pealkirjast kirjutatakse apelsinidest, siis ma saan kohe teada, et järelikult tuleb juttu kartulitest, sest teie pealkirjad, need ei lähe kokku. Siis ta hakkas vabandama, ei no hea pealkirja, ma annaks, et loetakse, ma ütlen, aga te ju annate mulle vale informatsiooni. Ma ju kõiki artikleid ei taha lugeda, ma tahan võib-olla mingid konkreetseid lugeda. Aga kui te panete pealkirja siukse ja siis hakkate hoopis teisest asjast kirjutama, näiteks panete pealkirjaks demokraatia Eestis või tähendab diktatuur Eestis ja siis hakkate kirjutama hoopis seal demokraatiast. Jah, antud hetkel meie Eestis on kõik see üks ja sama. Olgem päris ausad, nagu see presidendi valiminegi praegu. Rahval ei usaldata, miks? Sest rahvas on lollakas. Rahvas ei tea, ainult poliitikud on targad. Nemad teavad, milleks president on just nagu see, kes peab seal seadused vastu võtma, aga
miks rahvas ei tohi valida, sest muidu rahvas valib sihukese presidendi sinna. Kui mingi seadus on jama, siis ta ütleb, et see on jama ja piske sinna samma kohta see seadus endal. Saadab tagasi. Aga praegused viimast president, mis on, siis mis seadus ette antakse, see aga alla ainult kirjutab. Sellisest lähtekohast võiksin mina ka just nagu president olla, ilma et ma üldse öödega mütsi jagan, paber antakse ette, kirjutan alla, paber antakse ette, kirjutan alla, on ju. Jah, kui oleks võimalus minu kandideerida presidendiks, siis ma ei oleks kindlasti sihukene. Aga paraku Eestis sihuke võimalus puudub kandideerida minusugusel näiteks presidendiks või sinusugusel, kes sa istud, keedad seal rooli või sinul, kes sa oled poes müüa. Ei ole sul võimalik kandideerida presidendiks sellepärast, et meie valitsejad arvavad, et meie oleme loljakad. Nii et ma ei tea, kas ma nüüd veenvalt ütlesin või mitte, aga lasta sellest korraks jääda. Et praegu on temperatuur sedasi, tahadki õues istuda, mõnuleda, lobiseda. Tore oleks mingi tore vestluspartner ka, aga kahjuks ei ole, tuleb üksinda hakkama saada, nii et võt nii on, oi, ma ei ole lonksugi võtnud veel. Näed, hea küll mõlu. Aga jah, võt niimoodi, sõbrakesed, et vaata, mis siin saab. Kas sellega video lõpeb või tuli sinna ettepoole veel mingeid sõiduasju, aga igal juhul ma olen teile tänulik, et te minu videosid vaatate ja paus oligi sellepärast, mul oli puhkus, sõidus ei käinud, nii et peab vahepeal puhkuma ja puhkuma peab ka vahepeal, okei. Nii et las ta nii olla ja andke andeks ja ma ütlen, tore on, kui panete pöidla, vaata see pöidla märk on, vajutate pöidla peale, plõks. Siis on niimoodi need, kes on tragimad, nutikamad, nemad haibivad ka. Need, kellele väga meeldib, mis ma teen, nemad jagavad. Ja siis need, kes arvavad, et amatöör väärib ka natukene mingit toetust, see on jumala pisike, siis need võivad panna superaitäh ka. Et see superaitäh tuleb marjaks ära, sest need on nii pisikesed boonused, mis tulevad ja need ei tule niimoodi, nii kui tegite, nii mulle kohe kõll käis. Ei. See peab koguma seal kokku ikka päris suure summa. Minul on see pandud, et see peab minema, muidu on vist miinimumsumma 70, mul on pandud 120 peale. See tähendab seda, et selliseid summasid kogud siin pool aastat. Kui te jagate poole aasta peale selle ära, siis on see tegelikkuses, ütleme puhtalt niimoodi rahvakeeli, huita nihuja. Niimoodi, et niimoodi see ongi kõik ja võtke heaks või pange pahaks. Kes oskab, teeb paremini ja kes üldse ei tee, see ei tohi väga nagu maha ka laita, sellepärast, et ega keegi ei sunni vaatama, vaatavad need, kellele meeldib ja need, kellele meeldib, need lihtsalt ei vaata. Nii lihtne see ongi. Niimoodi, et igal inimesel peab olema siuke väike hobi, mis saad teha hobikorras ja nii teedki. Niimoodi, et vaatame, vaat siin eespool oli mul see videokene ka veel, et kuidas mul Junge oli koorma laadinud. Jungele helistasin, mitte ei riidlenud, vaid juhendasin, seletasin pointi, milles point on asjas ja et lihtsalt, et kui peaks olema mingi siuke ekstreemolukord ja hull äkkpidurus või väike avariikene värk, et siis see asi hakkab seal haagises kõik elama ja sõitma ja siis on see väga paha ja teile ka, lugupeetud kolleegid, kinnitage koore alati väga hästi. Aga okei, ma joon selle õlle ära ja siis lähen tudu hommikul
5:30 on kohaliku aja järgi äratus. siit on mingi 15-20 kilti mul minna. 6 peaksid nad tööle hakkama, et siis peale ja Varssavi terminal ja siis kodu kutsub, uhuu. nii et tšau. mõtle, ma söögi vist ka need, just oli on ju. niimoodi, kõht on täis, meel on hea, nüüd võiks võtta haistada, käia üle pea. siis oleks nagu äge. niimoodi, Porto Tomska. Öeldakse, seilasi me teame. kes sõitnud, see teab, hea koht. aga noh, nüüd on, mõtlen, praed on ja asjad on väikseks läinud, aga muidu on vinks-vonks. mina niimoodi tulen siin palavat, naudin palavat, ma loodan, et mul on paus täis, ma täna ootasin seda sööki kuidagi jube kaua, aga loodetavasti. ma mõtlesin, mul teine telefon kadunud, ei ole õnneks. nii et nüüd ma lähen siis siia enda auto juurde. auto on siin ja näete, sihuke vahva koht see Porto Tomska. nii et las ta siis jääda. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. no vot niimoodi. saab ujuma minna. ma paljalt näen, aga ega ma teile ennast ei näita. heal juhul tagaotsa korraks näete, aga ma käisin alati paljalt ujumas, nii et kuigi Kaim rattaga nii kõvasti sõitsin, jalg hakkab nagu krampi minema. oh jah. Päris kõva lugu. ei mingit perversust. My face while he's looking back. Mirror breaks after math. When I hate, I attack. And when I feel like this, I'm immortal. When
Niimoodi käinud. See on Järvakandi kunagise kehalise kasutuse õpetaja tehtud tiik siia 35 aastat tagasi. Ja väga mõnus on siin ujumas käia. Pealmine kiht on vingelt sooja, algul on natuke külm, aga väga mõnus. Ma käin hommikuti jalgrattaga, tulen ka siia. Käin ujumas, natukese kaupa karastamas ennast. Ja õhtuti käin. Täna mõtlesin, et vaja teile videot teha. Ja siis on siuke asi, et videoklipid on valmis, vaja kokku need panna. Ja siis saab teile üles panna, siis mul ei äkki õhtul aega tulla. Ütleme, läheb liiga hiljaks, ei viitse. Sõidust teinud varra hommikul üleval ka, nii et päris kole lugu. Näete, siuke vahva tiik. Väga vinge. Mulle vinges meeldib. Et ükskord täiesti juhuslikult jalutamas käisin, siis avastasin, et siuke asi on. Nii et niimoodi äge ongi. Aga võt niimoodi teevad kõvad autojuhid väikest karastust. Tegelikult oleks hea, kui saaks iga jumala päev käia. Siis on mõnus, siis saad sügisel hästi kaua, kuni jää peale tuleb. Aga praegu, kui lähevad ilmad külmaks, siis ei julge enam minna. Ma olen mõnikord käinud ka, siis on külm. Tegelikult õues ja siuke vihmane, aga vahet ei ole, siis on hea. Tuled vette, vees on just nagu soojem. Aga ei, väga äge on. Nii et ärge siis unustage ära, et tuleb laiki panna ja mis veel tuleb teha. Siis võib kommenteerida ja eks see video sai nüüd natuke siuke hüppeline, kaootiline, aga peale puhkus siis ma arvan, et on päris okei, nii et ei ole midagi. Nii et nüüd ma olen käinud ujumas siin vees, tead, nagu Putin, tead, kõva mees, macho, aga okei. Tšau-pljau, vaatame, mis edasi, mis järgmine nädal saab. Katsun järgmine nädal ka teile video teha. Vaadake, siia on vasaraehitajad saavad harjutada. Siukene vinge koht. Ja kui te tahate teada, kes siin harjutamas käis, arvake ära. Ja just nimelt Gert Kanter käis siin harjutamas. Näete. Näete, jah. Tema käis siin harjutamas. Nii et ainult need, kes siin harjutamas käivad, need olümpiavõitjateks tulevadki. Nii lihtne see ongi. Nii et, sedasi on see asi.